Tere, head vaatajad! Täna sooviksin ma teile tutvustada detsembrikuist ühistulehte. See kaunis koht, kus ma praegu olen, on Elva fotostuudio ja olen ma Elvas esiteks seetõttu, et see on lihtsalt üks väga ilus linn ja teiseks seetõttu, et uues ühistulehes on ka Elvast mitmel korral juttu. Näiteks toimus siin 18. oktoobril Vabarahva koosolek, aga sellest räägin natuke hiljem. Et neile, kes vaatavad ühistulehe tutvustavat videot esimest korda, neile ma ütleksin siis nii palju, et ühistuleht on väljaanne taiplikule lugejale. See on leht, mis ilmub 4 korda aastas ja mis kajastab erinevaid ühistegevust puudutavaid teemasid. Nüüd võib muidugi edasi küsida, et mis siis on ühistegevus. Ja väga lihtsalt vastates ühistegevus on koostöö. See on koos töötamine mingi ühise eesmärgi nimel. Et see ei ole kindlasti mitte koostöö linnukese pärast või koostöö sellepärast, et projektist anti selle jaoks raha, vaid see on millegi koos ära tegemine selle jaoks, et enda ja oma kogukonna elu paremaks muuta. Mis siis näiteks on näide ühistegevusest? Ühistulehes on artikkel tuulepargist, energiahoiusest, et tuulepark Ida-Virumaal Purtses on siis minu meelest väga hea näide ühistegevusest, kuna see tuulepark on püsti pandud energiahoiustajate rahadega. Et Tartu Hoiulaenu ühistul on selline hoius nagu energiahoius, mille kõik soovijad on saanud avada ja energiahoiustajate rahadega on Ida-Virumaal püsti pandud tuulepark, praegu töötavad seal 5 tuulikut, mis kõik kenasti elektrit toodavad. Ja selles mõttes on see väga hea näide koostööst, et kes on sinna hoiustanud 10 eurot, kes 100 eurot, kes 1000 eurot, kes 10 000 eurot, kes 100 000 eurot, et igaüks on pannud nii palju, nagu tal on võimalik parasjagu panna olnud. Aga nendest väikestest osadest ongi siis kokku saanud nii suur osa, et on võimalik olnud need tuulikud kõik püstitada. Et nii võiks ju toimida igas valdkonnas, ka meditsiin võiks toimida ühistegelikel põhimõtetel ja ka paljud teised valdkonnad võiksid toimida nii. Aga hea näide koostööst on see kindlasti ja siin ongi nüüd kirjas artikkel sellest, et energiahoius lõpeb sellel aastal ära. Et kellel on huvi, et siis selle aasta viimase päevani on võimalik uusi energiahoiuseid avada. Aga järgmisest aastast on võimalik juba uusi sissemakseid teha, aga mitte enam avada uusi hoiuseid. Ja siin on kirjas põhjalikult ka see, kuidas siis toimub intressi arvestamine ja elektritootmisest saadava kasumi jaotamine. Ja mis hoius siis asemele tuleb, et juba praegu on avatud tegelikult uued hoiused, millest on siin ka juttu, et ühistegevushoius Ehitame Eestit ja noortehoius Ehitame Eestit. Et kui enne oli prioriteediks tuuleenergia valdkond, et siis nüüd järgmiseks valdkonnaks, mida edendatakse, on siis metsandus. Nii, mis siis veel? Nüüd räägikski võib-olla Vabarahva koosolekust bürokraatia, diktatuur ja korruptsioon kohalikes omavalitsustes, mis toimus 18. oktoobril Elva kultuurikeskuses. Et käisin ka ise seal kohal, et olid seal erinevad ettekanded, siis ettekanded pidasid Andru Roos, Harri Raudvere, Vahur Jaakma ja oli huvitav, oli mõtlema panev küll. Siin lehes on ära trükitud Andru Roosi sõnavõtt sellel koosolekul ja ma loeksin siit ette mõned kohad. No siin välja toodud on tsitaat: mujal maailmas käitutakse lollilt, käitume meie ka. Et tõepoolest see on selles mõttes mõtlema panev, et Eestis on tihtipeale minu arust nii, et põhjendatakse mingite asjade tegemist sellega, et aga nemad tegid ka. Et aga Brüssel tegi, aga Euroopas tehakse, aga teeme meie ka.
kuigi kui me nüüd mõtleme, siis Brüssel on suur linn, aga Elva näiteks on väike linn, et minu arust mõelda tuleb ikkagi lähtuvalt sellest, kus me parasjagu oleme. Et see, mis on prioriteet Brüsseli jaoks, ei ole ehk prioriteet siin meie jaoks. Et minu arust me ei peaks otsima seda, mida teised teevad ja tegema nende järgi, vaid me peaks vaatama, mida meil siin oma linnas või oma kogukonnas vaja teha on ja tegemagi seda, mida on vaja teha. Nii, siin on ilusti öeldud, et kui me tahame ehitada Eestit, mida igaüks hoiaks ja kaitseks, siis tuleb meil vastata lihtsatele küsimustele. Nüüd see ehitame Eestit minu meelest või minu jaoks tähendab see siis seda, et kui me ehitame Eestit, siis me korrastame oma kodukohta. Nii, aga mis need küsimused siis on? Mida me kaitseme? Kas me kaitseme järjest suurenevat riigivõlga, kasvavaid hindu ja makse, Toompealt, Brüsselist ja Washingtonist alla sadavaid käske ja keelde ja suurenevaid piiranguid, või on meil ka midagi, mis oleks pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, nagu on kirjas meie põhiseaduse preambulis. Nii, miks me seda kaitseme? Tõepoolest, meil peab olema põhjus, miks me sellist Eestit, kus veerand rahvast on vaesusriskis, kaitseme. Teeme ta enne korda ja siis kaitseme. Loome selle, mida kõik tahavad kaitsta. Järgmine küsimus, kuidas me seda kaitseme? Ja vastuse sellele leiame põhiseaduse preambulist, kõikumatus usus ja vankumatus tahtes. Et ma ise saan siit nüüd aru seda, et meil peaks kõigepealt endal selge olema, mida me soovime. Ja siis me peaksime ise hakkama tegutsema üheskoos ja mitte siis üksteist takistades. Et selle rahvakoosoleku teemaks oli bürokraatia diktatuur. Ja ma olen suht kindel, et niisama sellist teemat üles ei võeta. Et kindlasti meil on väga palju selliseid ametnikke, kes teevad inimestega koostööd ja kes aitavad piirkonnal areneda. Aga paraku kahjuks on piisavalt palju ka neid ametnikke, kes millegi pärast seda arengut takistada püüavad. Et sellest ka ju selline teema püstitus, et bürokraatia diktatuur. Et võt sellisest väga minakesksusest me peaksimegi üle saama, sest kui näiteks, kui ma kujutan ette, et mina olen ametnik, ma istun ilusas kontoris ja mul on kõik hästi, ma saan piisavalt palka, siis aga teistel ei ole nii hästi kui mul, et seda enam, kui minul läheb hästi, mul on nagu moraalne kohustus aidata neid, kelle nii hästi ei lähe ja mitte takistada siis oma soovide tõttu või ma ei teagi, mille tõttu teiste tegevust selles piirkonnas. Et lihtsalt see ongi see, et me peaksime üksteisega koostööd tegema ja nägema suuremaid eesmärke. Nii, selle mõttega läheb kokku ka siin esimene lugu, et olime minakond, saame ühiskonnaks. Et väga hea pealkiri juba, et see ongi just see, et kui me tahame, et meil oleks korralik ühiskond ja et siis selleks kõigepealt me peame sellest mina-tundest vabanema või sellest mina-kesksusest vabanema ja hakkama mõtlema meist. Et esmalt peabki see suhtumine minu arust muutuma, et on meie, mitte ei ole mina. Ja ma tahaksin siit lugeda ette mõned lõigud. Tänases Eestis on 318 000 inimest, kes elavad vaesusriski ja mis veel hullem, ühiskondliku tõrjutuse piiril. See arv kasvab pidevalt. Olla tõrjutu tänases Eestis tähendab muutuda alandatud ning teisejärguliseks rahvaosaks. Kirjeldatu pole tõhusalt toimiv ühiskond, vaid selle vastand. Aga kujutage endale ette, et need 318 000 vaesuse ja tõrjutuse riski piiril elavat inimest saavad mõistliku rakenduse. Et nende tinglikult öeldes allakäiguahel purustatakse ning neist saavad meie ühiskonna toime tulevad riskivabad kodanikud. Mis juhtub meie riigiga siis, kui meie ühiskond, millele tugineb meie riik, muutub ühistegevuslikuks, kus ei konkureerita omavahel eesmärgiga naaber põhja lasta, vaid kus minnakse edasi pigem pisut aeglasemalt, aga üheskoos. Täna laseme endil ajalehtede veergudel hiilata vaid edusammudega, ent kuhu jäävad meie murekohad, mille kõrvaldamine on märgatavalt tähtsam kui väikese hulga isikute isikliku edu kaiputamine. Et tõesti, ma olen ise seda ka päris tihti mõelnud, et meedia kajastab tihti neid asju, mis on hästi, et näiteks IT-arengut. Et võetakse sellised teemad, kus saab tõesti öelda, et meil on toimunud areng on suur,
Aga samas üks asi, millest ma ei saa aru, on see, et räägitakse majanduskasvust, aga kuidas saab olla majanduskasv, kui meil on tõesti need 318 000 inimest, kes on sellest majanduskasvust kõrvale jäänud. Et kuidas siis nii, et minu arust see on riigi jaoks väga suur häbiplekk, et me ei saa uhkustada siin teatud asjadega ja öelda, et me oleme väga arenenud, kui meil on nii suur hulk inimesi, kes elavad vaesuses ja kellel on puudu eluks hädavajalikest asjadest. Et igal juhul siis mõtlema panev ja juba see, et meil jõulude ajal on igasugused kampaaniad, et annetage. Et see on ju tegelikult häbiplekk, et meil on selliseid inimesi, kellele me peame annetama. Et miks see võiks olla nii, et on riik, kus igaüks saab ise hakkama ja kus seadused ei takista inimesi. Nii, ja ma sooviksin lõpetada siit ühe viimase lõiguga Andro Roosi sõnavõtust või tema artiklist ja see kõlab siis nii. Suurim võitlus parema tuleviku nimel peab aset leidma meis endis. Peame leidma endas jõu ja väärikuse ületada see takistav ja pisikeseks tegev mina. Ühinegem terveks ja tugevaks ühiskonnaks, tehkem oma kestmajäämise nimel tööd ning nähkem ka vaeva. Mõistust ja väärikust meile kõigile. Ehitame Eestit. Vaat selline on siis ühistuleht, siin on muidugi veel palju rohkem lugemist, aga ma soovitaks ise teil lugeda, et kui on huvi, et ühistulehe te leiate internetist väga kergesti üles ja saab guugeldades ühistulehte või siis minnes Tartu Hoiu-Laenu ühistu kodulehele tartuhly.ee.